Ja mis on hästi huvitav, et mul on kogu aeg mitu klienti nii-öelda pipeline'is ja ma võtan neid projekte vastavalt sellele, kuidas mul üks asi lõpeb ja teine algab. Juulis ma ei tee mitte midagi, siis on ainus kuu, kus päike on soe ja ma ei ole nõus istuma ei arvutis ega kuskil kinnises kontoritoas mõtlemaks, mida võiks hakata sügisel tegema, sest me võime sügisel ka mõelda. Ja üks kõige olulisemaid muutusi, mis viimase 2 aasta jooksul tulnud on AI. Ja mina kasutan AI-d iga päev, igas oma tööprotsessis. Ja ma arvan, et ma suudan teha 5 inimese töö ära täna, kui võrreldes näiteks 5 aasta taguse tegemisega, mis on täiesti uskumatu. Ja ma kasutan seda justkui nagu oma agentuuri, et kui vanasti mul oli need 15 inimest, mul olid mõned projektijuhid, disainerid, arendajad, loov, kirjutajad, ideetajad, plus ülejäänud kogu see agentuurisüsteem, kus sai kõike muud ka, siis kogu see süsteemi teadmine aitab mul täna juhtida AI-d sisuliselt täpselt samamoodi. Ma ei ütle, et ma saan sealt ilusaid pilte, sest et ma arvan, et kunst ja pildi töötlemine ja pilditöö on siiski täna veel suhteliselt algeline seal. Ja ma tean, et see võtab rohkem aega isegi kui nagu päriselt tegemine ja ma arvan, et tänasel päeval inimesed vajavad päris pilte ja päris lugusid ja päris kogemust palju rohkem. Selle tõestamiseks on näiteks TikToki kultuur, kus inimesed filmivad ennast mitte midagi tegemas, näiteks mööda Pärnut ringi jalutamas. See meeldib inimestele, sest see on päris. Ja ma arvan, et seda ma ei asenda, aga ma asendan ära igasugused ideed, ma hüppan siin ringi veits. Ei, ma hüppan edasi. Ma asendan ära kõik igasugused idee otsimised ja sellised teksti mõtlemised. Ütleme nii, et AI aitab mul seda, et kui mul tekib mõtte koha peal selline pidur, et kuidas ma siit nüüd edasi lähen, siis AI võtab selle ära, ma saan kohe tegutsema hakata, mis on täiesti uskumatu ja minu jaoks ülimalt väärtuslik. Ja eks ma siis vastutan kõige eest, mis ma pakun välja ja teen. Aga siiamaani on hästi läinud. Ja nagu tulles kooliaega tagasi, siis kuidas see mussi asi mul hakkas peale oli nii, et kui ma sain siis enda suure epiphany, et kuulsin Metallicat esimest korda ja mõtlesin, nii minust saab rockstar, siis mul oli mõte, et ma lähen muusikakooli, teen katsed ära, saan sisse ja hakkan siis peale oma haridusteega seal siis kui Kungla rahva ära laulsin muusikakoolis ja solfedžost midagi ei teadnud, siis mulle öeldi, et sorry, muusikakooli ei saa. Ja siis ma võtsin endale teadmiseks, et siis ma võin ise selle ära tegema. Käisin Iirimaal inglise keelt õppimas, kuna mu õde vahepeal elas Iirimaal. Siis seal kohtudes noorte lahedate inimestega üle maailma, ma sain teada, et internetist on võimalik võtta alla muusikat ja siis tablatuuri lugeda. Siis mul õpetati see selgeks. Keelekoolist sain siis hoopis musateadmise, tulin tagasi ja siis hakkas mu teekond. Mu ema töötas Pärnu perearstikeskuses, siis ma käisin iga õhtuselt printimas lihtsalt lademetest neid pabereid välja, kuidas siis kodus hakata mingit lugu harjutama. Ja sealt nagu ma sain sellise, ma õpin ise, ma saan ise tunde kätte, mis nagu mind on saatnud terve aja, terve minu elu, kas siis karjääri poole pealt, musa poole pealt või ükskõik mis muu. Ja nagu ma ütlesin, ma olen esimene interneti põlvkond, võib-olla see on lihtsalt minu eelis olnud, et mul on olnud olemas see sama tööriist minu jaoks kogu aeg. Ja nagu ma siin ka ütlen, et enamik asjadest, mis ma olen õppinud, on kas ise õpitud, mõne eeskuju pealt õpitud, ise katsetades ja failides, sest et failid on kõige, ehk siis, kuidas on fail eesti keeles? Läbikukkumised. Ma kunagi tegin esitlust ERR-i kõikidele peatoimetajatele sotsiaalmeediast. Ja see oli hästi naljakas, sest et ma olen super estonglish inimene ja kuna ma nagu töötan ju kogu aeg inglise keeles, siis püüa sa ümber seletada inimestele neid ingliskeelseid väljendeid. Igal juhul oma läbikukkumistest olen ma meeletult palju õppinud ja ma olen õnneks saanud seda teha paljude teiste inimeste rahade eest. Mitte inimeste, aga ettevõtete rahade eest. Aga samas jällegi see läbikukkumine näiteks turunduses on kõige olulisem asi, mida üldse sa saad teha, sest sa tead, mida järgmiseks paremini teha. Ja see katsetamine ongi, ma arvan, turunduse tänase päeva selline põhitöö, sest et kui sa täna teed midagi sellist, mida tehti 2 aastat tagasi, siis see kindlalt ei tööta. Töötab see, mis on uus. Ja nagu ma siin tõin ka ühe pildikese, eks ma käin siis ka Äripäeva
kursustel vajadusel, kui on midagi huvitavat. Ja täna ma näiteks õpin AI agentide ehitamist, mis on siis puhtalt internetiõpe. Sest ma näen, et mul ei ole mõtet otsida Eestist nii uuele asjale õpetajad, kui mul tegelikult on terve interneti tegelased ees on ja ma saan neilt selle info võib-olla isegi veel relevantsemana kätte. Ja veel AI poolelt, siia ma tahtsingi ennem juhatada ennast, et AI aitab mind strateegia loomisel ja strateegia tuleneb alati andmetest ja andmete kogumine vanasti tähendas seda, et ma käisin ja guugeldasin terve interneti läbi ja lootsin, et ma leidsin õiged lingid üles, aga täna ma võtan AI ette. Mul on omad promptid, mida ma selleks kasutan ja ta suudab mulle tuua kokku kogu maailma kõik näited. Ja ma muidugi palun, et ta tooks mul lingid ka, sest võib-olla ta luuletab. Aga ma saan selle kogu info kätte ja ma saan selle info pealt teha väga häid otsuseid, mis siiamaani on väga hästi töötanud minu jaoks. Erinevate ideede genereerimisel täna eesti keeles copywriting on AI-l väga hästi selge. Kui vanasti ma kirjutasin tekste päevi ja tegin esitlusi nädalaid, siis täna ma teen neid asju mõne tunniga. Ja see on täiesti uskumatu, sest et ma tegelikult saan keskenduda ühele asjale, selle väärtuse loomisele ja selle välja panemisele ja testimisele. Selle asemel, et lihtsalt uimerdada mingi ühe teksti otsas ülipikalt. Reklaamide testimine ja analüütika on mu töös igapäevane, sest et ma pean aru saama, kuhu ma kulutasin oma raha ja kui palju see tagasi tuli ja neid andmeid vahel 200 erineva reklaami ja 5 erineva ettevõtte vahel jagades on nii palju, et lihtsalt üksinda neid läbi töötades ma läheks lihtsalt hulluks, aga tänasel päeval see töötab üli hästi AI-ga. Ja üks hirm, mida praegu igal pool peale pressitakse, on, et AI võtab meie töö ära, aga AI ei võta meie töö ära. AI lihtsalt muudab meie tööd veidikene ja täna ma tunnen, et kui vanasti oli vaja 15 inimest selle töö tegemiseks, siis on võib-olla 5 piisav. Küll aga nagu siis, kui mina koolis käisin, öeldi, et et kui sa kunagi tööle lähed, siis sa pead võib-olla 10 inimese ametit jagama, sest et nüüd on internet. Aga nüüd AI-ga on see asi korda 10 veeb, mis on väga huvitav olukord, kus me oleme. Ja ma arvan, et iga inimene, kes vähegi saab, võiks hakata uurima, kuidas AI teie enda protsesse või äriettevõtte protsesse suudab paremaks teha, kiiremaks teha, analüütilisemaks teha. Natukene sellest freelanceri maailmast veel, et Eesti reaalsus palgatöölisena võtsin keskmine palk 2000 euri bruto ja keeruline osa, mida ma olen kõrvalt näinud, selle 2 tonni eest sa teed kõike ja see töö ei lõppe mitte kunagi ja sa saad juurde ja kui sa oled veel eriti hea, siis sa saad sitaks juurde. Ja lihtsalt kõrvale tuua Eesti reaalsus freelancerina, sul on veel rohkem tööd, veel rohkem vastutust, aga positiivne pool minu jaoks on see, et ma saan erinevaid teenuseid ja oskusi stackida üksteise peale ja küsida nende eest raha. Ehk et kui keegi tahab mult midagi juurde saada, siis see maksab midagi. Mis tähendab ka veits seda, et need inimesed, kes minult asju tellivad, peavad natukene täpsemalt läbi mõtlema, missugused ülesanded need mulle ette viskavad ja kas see on mõistlik praegusel hetkel või mitte. Ehk et minu töö konsultandina on ka aidata tal paremini aru saada, mis on see asi, kuhu me peaksime praegu põhilise rõhu panema. Lihtsalt oma abikaasa kogemust nähes, võta see Soome turg ka veel, me anname sulle 5 sotti kuus. Okei, see on terve turg asju, kõiki kogemusi, kõiki kontakte, see ei ole ju reaalne. Aga head inimesed võtavad vastu. Ja freelanceri puhul siis, nagu ma ütlesin, võib võtta mitu klienti korraga ja hästi palju teha, aga ka ma arvan, et kõige suurem hirm täna freelancerite juures on see, et mis siis, kui ta ära kaob ja ta võibki ära kaduda. Koer sõi kodutöö ära, vanema kukkus ära kuskil. Neid probleemi, selliseid asju võib tulla päris palju ette ja ka ise agentuuris palganud inimesi palganuna ma tean, et neid vabadusi on igasuguseid ja väga lahedaid.